Ka metsas, kus midagi ei ole, leidub midagi. Järgmisel päeval otsustasid isa ja ema suvilasse sõita ja lubasid ka Karoliina kaasa võtta, kui ta hea laps on. Karoliina andis kähku soovitud lubaduse, sest miski muu polnud talle kergem kui lubamine. Siis pani ta ennast kribinal riidesse, võttis panda kaenlasse ja läks sõberkonnale hüvasti ütlema. Lillepoe esine ja lillepood ise oli rahvast murdu täis. Need kõik olid välismaalased, kes olid tulnud siia suurt haruldust vaatama. Nii kurvameelset ja nii vaikivat konna ei olnud nad kusagil maailmas veel kohanud. Kuulsat konna hardunult silmitsedes viskasid nad raha tema kõrvale tiiki ja soovisid salamisi midagi. Oma soovide sunnil olid nad kogu maakera rist ja põiki läbi sõitnud. Kusagil polnud need soovid aga täitunud ja see väike tiigikene oli nende viimane lootus. Kuid sõberkonn vaatas kogu seda trügimist ja soovimist vaikides pealt, sest ta arvas, et endast lugupidaval elevandil ei sobi ka kõige suuremale narrusele tähelepanu pöörata. Väga hulkuv ja väga naljane kass käis sabaroots püsti ümber lillepoe ja pidas pilku peal tiigi põhjal, mis sätendas rahadest. Kindlasti oli seal vee all veel suuremgi summa, kui tal üldse vaja võis minna, et Aafrikasse sõita. Salamisi lootis ta, et ühel hetkel unustatakse kogemata see uks lahti ja siis pole tal muud vaja teha, kui raha pista kotti ja joosta lennujaama. Karoliina ei pääsenudki lillepoodi sisse. Ta rahustas pandat, kes püüdis võõraste inimeste peale haukuda ja hõiskas siis läbi klaasi sõberkonna. Konn avas väsinult silmad ja vaatas talle tuimalt otsa. See tohutu suur tähelepanu oli teinud teda ükskõikseks ka oma inimeste vastu. Siiski, kui Karoliina ja panda pöördusid minekule, tuli talle vist midagi meelde, sest ta ninaots läks äkki niiskeks ja üks pisar kukkus tiiki. Vesi hakkas virvendama ja rahade sätendus tiigi põhjas tuhmus hetkeks. Ema ja isa ootasid neid juba. Takso oli tellitud, nad pugesid sinna sisse ning sõitsid mööda käärulist rannateed linnast välja. See oli üks väga ilus ja väga pooleli olev suvila, kuhu nad lõpuks jõudsid. Isa ütles, et ta peab valmis saama 5 aasta pärast, aga ema arvas, et läheb veel 50 aastat enne, kui kõik tipp-topp korda saab. Et asja kiirendada, hakkas isa kähku ühele tühjale aknaaugule aknaraami sisse sobitama. See ei tahtnud tal kuidagi korda minna, sest iga kord, kui raam sai paika, kukkus ta kohe isale jälle kaela. Ema läks talle appi ja nüüd kukkus aknaraam neile mõlemile kaela. Oli ülim õnn, et klaasi polnud veel raami sisse pandud. Isa takseeris asja lähemalt ja selgitas lõpuks välja, et aknaraam oli lihtsalt mõnevõrra suurem kui aknaauk. Ta otsis kastist höövli ja hakkas aknaraami väiksemaks hööveldama. Ema aga lõi naerdes käega ja läks kotlette tegema. See tuli tal ime maitsvalt välja. Hakkliha mahtus parasjagu kaussi, kotletid mahtusid täpi pealt pannile ja sealjuures oli ta nii noor ja nii õhetav, et Karoliina ei saanud kohe teisiti, kui pidi minema teda kallistama. Ema kummardus alla ja kallistas teda vastu. Kui kole hästi su juuksed lõhnavad, ütles Karoliina õnnelikult. Ema naeratas, võttis panilt ühe kotleti kahvli otsa ja palus isa seda proovida. See olevat juba parasjagu maha jahtunud. Isa uskus seda, sest ta uskus alati kõike, mida ema ütles. Ja ta kõrvetas selle peale suu ära. Siis sai Karoliina 2 kotletti leivakääru peale ja nad läksid koos pandaga metsa. Võite julgesti minna, ütles ema. See mets on nii väike, et seal ei ole mitte midagi. See oli väga ennatlik arvamus, sest juba 10. sammul komistas Karoliina ühe eriskummalise pesa otsa. Tegelikult seda pesa üldse ei olnudki, aga kuna ema arvas, et selles metsas mitte midagi ei ole, siis pidi siin kindlasti üks eriskummaline pesa olema. Tule vaata, panda! Siin on üks koletise pesa. Panda vaatas, aga ei näinud midagi. Kuidas sa ei näe? Täitsa pesamispesa.
Panda vaatas tähelepanelikumalt ja tõepoolest pesa oligi olemas. Aga kus siis koletis ise on? Küsis panda. Koletis pole praegu kodus, ainult koletise lapsed on kodus. Armsad väikesed koletise lapsed äkki? Koletisi lapsi oleks panda tõepoolest tahtnud näha, aga kuna nad sealjuures olid Karoliina meelest ka armsad, siis ta suurt ei pingutanudki vaatama. Imearmsad, imeilusad koletise lapsed, ütles Karoliina ja paitas õhku. Oi, koletis tuli ise kah koju. Panda ütles, et ta ei näe seda koletist ega soovigi näha. Koletist sa ei võigi näha. Ta on nii kole, et ta ei tahagi, et teda nähtaks. Isegi tema oma lapsed ei näe teda, sest kui nad teda kordki näeksid, ei armastaks nad teda enam. Ja sellest oleks väga kahju, sest nad on tõesti väga armsad. Panda ei vastanud, vaid lonkis hoopis metsaalust mööda edasi. Ta teadis, et peab kähku midagi veel kummalisemat leidma, sest muidu jääb Karoliina terveks päevaks koletise lapsi hellitama. Ta jooksis nuuskides siia ja sinna ja jäi siis üllatunult seisma. Otse tema nina ees lebas veidra välimusega leht. See ei olnud tammeleht, see ei olnud vahtraleht, see ei olnud saareleht ega ka õunapuuleht. Ja panda sai korra pealt aru, et sellist puud ei olegi olemas, mille leht see on. Ta katsus lehte käpaga. Leht hakkas säritsedes sädemeid pilduma ja panda tõmbas ehmunult käpa tagasi. Siis kogus ta julgust ja katsus veel. Tõmbas käpa veelgi rutem tagasi. Aga mitte küllalt ruttu, käpp sai kõrvetada ja panda hõõrus teda niutsudes vastu niisket rohtu. Mis sa leidsid? Tuli Karoliina lähemale, käsi kõvera sees, sest ta hoidis süles koletise pesa, mida küll üldsegi näha ei olnud. Pane see pesa kohe maha, ütles panda, muidu ei näita ma sulle. Karoliina pani selle, mis tal süles oli või õigemini ei olnud, kadaka põõsa alla ja kattis hoolikalt rohututiga. Väikestel armsatel koletise lastel oleks muidu ju külm hakanud. Näita nüüd, mis sa leidsid. Läksin üksi pisut lonkima, sest mul oli kole kahju, et ma koletise lapsi ei suutnud näha, ütles panda võltsi tooniga ja nägi korraga, et metsas lebab kollane asi. Ma arvasin, et see on puuleht. Ongi ju puuleht, hüüdis Karoliina ja sirutas käe välja. Ära puutu, karjatas panda. See on hoopis päikesetükk. Päikesetükk? Ma olen eluaeg tahtnud päikesetükki leida, ütles Karoliina. Mina leidsin selle, lausus panda. Ja ma kingin selle sulle. Aga seda ei tohi puutuda ega üles korjata, ta jääb siia, kuigi ta on sinu oma. Nad mõlemad silmitsesid hardunult päikesetükki, mis oli nüüd Karoliina oma, aga mida ei tohtinud puutuda ega koju kaasa viia. See tõstis kingituse väärtust veelgi, sest vaevalt on keegi teine saanud säärast kinki, mis lebab metsa all, aga peabki sinna lebama jääma. Ma tean, mis mets see on, ütles Karoliina äkki. See ongi see mets, kus päike magamas käib. Tere hommikust! See on kõige uskumisväärsem vale, mis ma siiani üldse kuulnud olen. Muidugi oli see kodanik kloun, kes nad kadakapõõsa tagant siis piilus. Kas ta siis ei käi, küsis Karoliina kurvalt. Miks ta ei käi, vastas kloun, sest ma pole veel kunagi näinud, et päike oleks taevasse jäänud. Sama hästi kui mujal võib ta siin metsas magada, kui ta üleb ja üldse magab. Ja rõõmsalt naeru kihistades astus ta kadakapõõsa tagant välja. Ausõna, kui Karoliina ja panda poleks kuulnud tema kihisevat naeru ja pilkavat häält, siis ei oleks nad teda küll ära tundnud. Täna oli tal seljas hoopis jooneline, laiade käiste ja veel laiemate säärtega pidžaama. Oma pika kõvera nina kohal aga kandis ta kandiliste raamidega päikeseprille. Jah, kallis ja tark Karoliina,
ütles tüdruku küsivat pilku kohates kloun. Küsisin klounipoest uusi pükse, kuid sain hoopis päikeseprillid, aga ma olen ülimalt rahul, sest päikest on praegu küllalt ja mul ei tarvitsenud seda otsima hakata. Kas pidžaama anti sulle pealekauba, küsis Karoliina. Ei alla ega pealekauba, kostis kodanik kloun naerdu kõhistades. Ma ostsin selle nahkmantlite odavalt väljamüügilt. Sealt nimelt muud müügil polnudki kui ainult pidžaamad. Karoliina tahtis just hakata rääkima sõberkonna kurvast saatusest, kui panda järsku aietama hakkas. Talle ei meeldinud, kui Karoliina nii kaua kellegi teisega vestleb. Mis sul on, vaene väeti vihmauss, küsis kloun. Ma pole sulle miski vihmauss, urises panda vastu. Anna andeks, nende neetud päikeseprillidega ei näe ma kuigi õigesti. No mis sul siis on, väeti koerapoeg? Ma kõrvetasin käpa ära, ütles panda. Noh, sellele leiame kohe rohtu, ütles kodanik kloun. Võttis pidžaamahõlmast välja väikese pudeli, mis oli suuni täis kollast pulbrit. Raputas seda panda käpa peale. Kas on veel valus, küsis kloun. Täitsa terve, ütles panda ja surus käpa mõnuga vastu pehmet muru. Mis asi see on, küsis Karoliina. See on tüüp. Minu väljamõeldis, vastas kodanik kloun. Raputad seda haigele käpale, kohe saab terveks. Lähed metsa puud saagima, saagi pole kaasas, raputad tüüpi puutüvele, puu kukub maha. Tuleb nukul pea otsast ära, raputad tüüpi peale, pea on otsast tagasi. Temaga võib kõike teha ja veelgi rohkem. Täiesti liiva värvi ja liiva moodi, ütles Karoliina pudelit silmitsedes. Peabki olema liiva moodi, naeris kloun. Sest ta ongi ju liiv. Tahad, ma kingin ta sulle ja ta ulatas pudeli tüdrukule. See oli panda jaoks liig, mis liig. Ta kargas valjusti ja ebaviisakalt haukudes kodanik klouni pidžaama säärde kinni ja kiskus selle ühe ropsuga otsast ära. Kloun viiksatas veidralt ja kadus kadakapõõsa taha. Hetke pärast polnud teda sealgi. Karoliina murdis samast kõrvalt sarapult ühe peene oksa ja astus ähvardavalt panda poole. Ütle, miks sa seda tegid, küsis ta kurjalt ning nähvas oksaga pandale vastu nina. Panda niutsatas ja roomas talle lähemale. Sa oled rumal koer, ütles Karoliina ja lõi uuesti. Panda küünitas nina üles ja püüdis ta kätt lakkuda, aga Karoliina ei hoolinud sellest ja lõi teda ka 3. ja 4. korda. Siis pööras Karoliina vihaselt selja ja ei teinud pandast enam välja. Vahepeal oli päike laskunud juba puulatvadeni ja läinud ümmarguseks ja punaseks. Päikesetükk metsa all aga muutunud sakiliseks ja pildus sädemeid. Vaata, nuuksus panda, päike tuleb siia metsa magama, see on ikkagi see mets. Karoliina pöördus ümber, ta silmad olid märjad ja käed värisesid. Sõnagi lausamata tõstis ta panda endale sülle, surus ta tugevasti vastu põske ja nii läksid nad läbi hämarduva metsa suvila poole. Isa möllas ikka veel aknaraamiga. Ta oli päev otsa hööveldanud vaheldumisi raami väiksemaks ja aknaauku suuremaks ja tema siilijuuksed olid higist märjad. Ja tema pea auras suurest töö tegemisest. Kui Karoliina pandaga metsast välja tuli, hakkas ta parajasti aknaraami üles tõstma, et teha viimast meeleheitlikku katset. Oota, hüüdis Karoliina, pani panda maha, võttis kleidipõuest välja pudeli tüübiga ja raputas seda aknaraamile. Proovi nüüd, ütles ta, nüüd peaks klappima. Isa proovis ja tõepoolest sobis aknaraam nagu valatult aknaauku. Kui ikka targu talitad, siis ei jää tulu tulemata, ütles isa rahulolevalt ja Karoliina ei raatsinud tema rõõmu rikkuda ning jättis enda teada, et hoopis tüüp oli aknaraami paika pannud.
sinagi ära ütle talle, sosistas ta pandale. Panda niutsatas nõusolevalt vastuseks, tal oli hea olla Karoliina süles. Ja Karoliinalgi läks tuju paremaks. Lõppude lõpuks oli ta täna leidnud üles metsa, kus päike käib magamas, oli näinud väikesi armsaid koletisi lapsi ja pannud paika aknaraami, millega isa päev otsa vaeva nägi. Ja Karoliina keksis lauldes tuppa. On ainult üks mets, kus päike käib magamas. See on see mets, kus päike käib magamas. See on see mets, kus mina käin magamas. See on see mets, kus päike käib magamas.